Täna on meil jälle siin koos toredad muusikud, tantsijad ja rahvast tuleb aga pidevalt juurde, kuna õhtu on meil ju päris pikk. Ja me saame alustada juba 27. Pärnumaa bändide päeva. Sest 1994. aastal sai siinsamas Rahvamajas nii saalis kui laval teoks esimene selline pillimeeste kokkusaamine Pärnumaa bändide päeva nime all, sest Vene ajal olid need kokkusaamised tarifitseerimise nimede all, aga põhiline ongi see, et ikka pillimehed tuleksid kokku ja tunneksid üksteist ja saaksid rõõmu sellest bändide päevast. No ja eks see bändide päev on liikunud meil ka natukene siit. Üks bändide päev oli meil Varemurrus kunagi, siis on meil Pärnus olnud üks päev. Siis pikka aega oli bändide päeva koduks Lepanina hotell. Sel ajal olid bändide päevad ikka kahepäevalised, ikka ööbimisega ja sai rihma tõsiselt lõdvaks lasta ja teine päev oli ka veel lõbu laialt. Aga nüüd alates 2007. aastast oleme jälle siin Treimani Rahvamaja katuse all. Ja kui nüüd täpselt järgi mõelda, siis sel korral on siin nüüd järjepidevalt juba 15 kord bändid siin Treimanis kokku saanud. No vaat ongi, Pärnumaa bändide päev on tegelikult maakonna kõige pikema ajalooga igal aastal toimuv muusikasündmus. Ja minu andmetel on see suhteliselt niisugune ainulaadne ka terves Eestis. Siin aastatega on laval käinud väga palju pillimehi ja jällegi on rõõm saalis näha nii endisi tegijaid kui ka uusi tulijaid ja iga kord jätkub sellist rahvast toredasti siia saali. Täna ja selles mõttes on just see, et ega meil ei ole mingisugune pillimeeste võistlus. See on meil niisugune pillimeeste laulupidu, kokkusaamine. Kõik ei pea siin väga rabama, vaid meil valitseb ikka niisugune sõbralik ja üksteist toetav õhkkond. Aga me jagame ka ikkagi mõningasi auhindu, sest meil on siin mitmesugused žüriid ja muidugi kõige targem žürii on loomulikult rahvas. Aga täna on osalemas siis 11 ansamblit, kes hakkavad esinema kohe järgmiselt. Kõigepealt teeb siis otsa lahti Trefunks, siis tuleb Vihtra trio ja siis peaks olema kitarrist Riido Vilberg. Aga ma ei tea, ta veel vist ei ole jõudnud, ega meil võib siin õhtu jooksul tulla ka väikesi järjekorra muutusi. Siis tuleb ansambel Nostalgiline, palat number 7, Ahto, folk duo, Mart bänd, siis C5 haarab siis meid. C5 võõlus mind tibi-tibi-ti. Ja siis tulevad Riks ja Kätlin bänd ja bändide rea lõpetab siis ansambel Mojito. Nii et pidu läheb meil ikka päris pikalt ja päris öösse välja, elu on näidanud niisugust asja. Ja kuna eelmisel aastal täitus meie armastatud solistil Vello Orumetsal 80 aastat tema sünnist, tema muidugi laulab seal kõrgemates koorides ja ansamblites, siis tänase bändide päeva teemaks on ka Vello Orumets, sest tema repertuaar on nii mahukas, nii et igal bändil oli väikene soovitus, võib-olla siis astuda üles ka mõne Vello looga, sest Vello oli tõesti tore mees ja viimati ma mäletan, see oli 2009. aastal, laulis ta ka siin lava peal ja väga meeleolukas niisugune kontsert oli. Aga täna on meil ka žürii ja žürii tööd juhib
traditsiooniliselt meie Pärnumaa bändide päevade sõber Evald Raidmaa. Tema on väga kõigile teada-tuntud muusikaaansamblist Fix ja muidugi ta on ka väga aktiivne pedagoog mitmetes muusikakoolides ja tema toredaid õpilasi jätkub üle Eesti. Ja Evaldit assisteerivad muusik Läänemaalt Rain Poolen. Meil on peaaegu rahvusvaheline, et näed, Evald on sealt Tartumaalt, ei, Valgamaalt ikka. Aakre, Tartu ja Valgamaalt ütleme, siis Rain on Läänemaalt ja Viljandimaalt on meil siis kauaaegne Viljandimaa bändide päevade korraldaja Sirje Fedjuk. Ja tema on Põhja-Sakala valla kultuurijuht. Ja tantsijate žürii eesotsas on meil jällegi Ants Lopsik. No sellise ürituse korraldamine käib ju üksi üle jõu ja meile on olnud aastaid olnud toeks võimenduse poole pealt Andres ja Heiko Irvela. Ürituse jäädvustab meil, ka me saame kõik omale tagasiside, ürituse jäädvustab Kalle Kivistik. Ja fotografeerib, pilte teeb ja ühtlasi kujundab ka meie bändide päeva uue voldiku Meelis Sepp. Meie bändide päevale on õla alla pannud Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Teater Endla, Pärnu kontserdimaja, PVX AS Kauplus Muusik, Häädemeeste vald, Kabli Pagar, osaühing Helgi ja Pojad, Häädemeeste mineraalvesi, Aare jõumehe Mesila, Viia Ikla Bistroo ning ka Treimani rahvamaja. Aplaus kõigile toetajatele! Ja ühe toetaja esindaja, Häädemeeste vallavanem Külliki Kiiver on tulnud ka meie pillimehi tervitama. Palun! Aitäh, armsad muusikainimesed! Häädemeeste vallas on alati muusikat armastatud ja seda rõõmsam on see tänane päev, kokku siis 27. korda toimumas Pärnumaa bändide päev, millest enamus on aset leidnud siinsamas armsas Treimani rahvamajas. Ma pean mainima, et kõigil nendel 27 korral on osalenud nendel päevadel või päeval siis kaks pikaajalist bändi, meie oma Trefunks ja Andres Irvela on teine. Viljar Soomre on tegelikult ka see mees, kes on selle ürituse nii-öelda maale tooja. Et ma arvan, et on asjakohane temale ka suur aplaus. Meie vallarahvas on väga rõõmus, et annate selle võimaluse supelda täna siin muusikas, kus te ise ennast naudite ja annate võimaluse meile nautida seda õhtut nii tantsides, kuulates kui ka kaasa ümisedes. Ma soovin teile hästi kordaminevat päeva, tantsu, muusikat ja nautige seda õhtut. Taas on rahval võimalus koos käia, ei pea kartma haigusi. Nii et tõepoolest, päike on ka see, mis annab tänasele päevale jumet juurde.
Nagu mitmed tuntud inimesed on öelnud, seal, kus lõpevad sõnad, algab muusika. Ei tee pikka loba ja teine ütlemine on see, et kõik lõpeb lauluga. Ilusat pidu teile!